Tere! Mina olen Piret ja minu elukutse on lugude jutustamine. Ja tavaliselt jutustan ma täiskasvanutele ja enamasti jutustan ma just vanu rahvajutte. Minu süda on nendes vanades rahvajuttudes sellepärast, et ma kasvasin nendega suureks. Ja ma olen täiesti ausalt öelnud, ma ei oleks nii kaua vastu pidanud siin elus, kui mul ei oleks neid vanu lugusid olnud. Aga äkki kellegile teisele see lugu võib ühel hetkel pakkuda lohutust, lunastust, jõudu anda, kas või meelt lahutada, miks mitte, see on alati selline kaasnähtus. Kõik muutub looga, kui teda kirja panna. Ja nüüd on, et inimene selle loo ära tunneks jälle, tunneks ära, missugune väärtus nendes peidus on, selleks on vaja anda talle jälle see jutustamise elu, see jutu elu on talle tagasi vaja anda ja selleks ongi vahepealsed jutustajad sinna tarvis. Ja niipea, kui sa selle loo ära jutustad, sa näed, kuidas maailm muutub, inimesed muutuvad ja nad ütlevad, nii ilusat lugu pole kuulnudki enne. Niimoodi juhtub, kui annab nendele lugudele, mis nüüd on kirjas kusagil, annab neile tagasi suulise elu. Tegelikult on nii, et kõik need rahvajutud on ju väga kaasaegsed. Ega see ongi üks huvitav asi, et nende aastatuhandete jooksul ei ole inimene muutunud. Täpselt samamoodi armastatakse, täpselt samamoodi reedetakse. Kõik see on seal olemas, mis tänapäevasel inimesel. Meil on ikkagi tavaarusaam on nii, et muinasjutt ja rahvajutt, see on kõik midagi laste unejutuks väga sobilikku ja läheb sinna ja nii edasi. Ei ole. See ei ole nii, sest et kui täiskasvanu ise ei vaimustu nendest lugudest, siis ei saa laps ka seda elamust. Ja sellepärast minu osa ongi kõigepealt ikkagi äratada täiskasvanus üles see. Ja me ei tohi ära unustada seda, et isegi need klassikalised muinasjutud, punamütsid ja ukasroosid, need on kõik tegelikult olnud veel 100-150 aastat tagasi täiskasvanute vahel jutustamiseks. Neid ei jutustatud lastele. Mina ise loovustaksin seda eestlast ikka uudishimuliku inimesena ja väga õppimisvõimelisena. Et ütled talle, et need vanad rahvajutud, need on suur väärtus ja nad usuvad ja muudavad enda suhtumist nendesse. Ma arvan, et eestlane on see. Pireti näoga Eesti on väga rikas rahvapärimuselt, sest meil on ju maailmas üks suuremaid rahvapärimuse kogusid ka. Eesti Rahvaluule Arhiiv. Me kõik anname Eestile näo.